Kuigi juba aastaid tagasi kusagil sel ajal, kui lapsed õppisid veel 6. klassis, püüdis üks selle kooli õpetaja selgeks teha lastele, et nad ei ole kaksikud, sest kaksikud on ju tavaliselt ühte nägu, et ilmselt isa ja ema petavad. No meil on õnnestunud nii põhjalikult petta, et on õnnestunud need 2 last selle kooli lõpetajateks välja viia. Ja nüüd edasi ma tahaksin rääkida juba lastega, kahju, et need mikrofonid on suunatud sinnapoole, kus põhiliselt istuvad vanemad. Lapsed on ju selja taga. Lugupeetud noorhärrad, lugupeetud neiud. Nüüd on teil siis see aeg käes, kus üks asi on läbi ja midagi veel ei ole alanud. Ma kõigepealt tahaksin rääkida noorhärradega, siis hiljem räägin neiudega või noorte daamidega. Ja noorhärradele ma loeksin ühe luuletuse, mis kõlab nii. Kui oleks üks mina, kellel puudub nina, see erineks tublisti reeglist. Kuid kuidas üks nina näeb oma mina, see oleneb alati peeglist. Nina on avantgardee. Ta haistab alati ees ja alles nina järele tuleb mees. Mees mõtleb mina ja mina, aga nina ei mõtle. Ta on alati esirindlik ja teinekord tatine. Nii, ja nüüd siis noorte daamide poole. Te olete jõudnud ilmselt praegu niisugusse ikka, kus nukud, mänguasjad on juba unustatud ja ei ole veel tekkinud tarvidust neid ka peidupaikadest välja võtta, sest ei ole tulnud seda noort järglevat põlvkonda, kellel neid pakkuda. Aga sellele vaatamata ma laulaksin teile kaasa nüüd ühe väikese laulukese, ühe hällilaulu, mis siis tuletaks teile meelde seda aega, kui te olite veel pisikesed, või siis vastupidi, kui te juba saate endale pisikesed, siis te oskaksite neile seda laulu laulda. Õhtu käes on uinud koer, magab väsind karupoeg, jänku puhkab karbi sees, elevant ei maga veel, tasa peakest kõigutab, oma memme tervitab. Õhtu käes on uinud koer, magab väsind karupoeg. Ja et rikkuda teie ingliskeelse erikooli traditsioone, siis ma soovin teile kõigile saksa keeles vana kombe kohaselt Hals- und Beinbruch. Oleviku kujus tegudest tuleviku heaks. Meie isikliku elu kitsalt piiratud ruum, see ritsika hüpe lõpmatuses sarnaneb vaevalt veemullile, kui ta mitte tegudega, mille viljad üle haua ulatuvad, oma jälgi järelmaailmale ei märgi. On jäljed korra ette aetud, siis libisevad kelgutallad hõlpsamini. See on Kreutzwaldi kirjast Koidulale. Me täname õpetajaid ja lapsevanemaid. Täname õpetajaid teadmiste eest, mida meil vaja läheb või mis suurendasid meie ajumahtu. Täname õpetaja Niinemäed elementaarteadmiste eest kirjanduses. Täname õpetajaid jutust, kuljust ja tikku inglise keele tundide eest. Kõik andsid oma ainet mitte ainult professionaalselt, vaid ka huvitavalt. Täname õpetaja Tammist põhjalike teadmiste eest inglise ja Ameerika kirjanduses. Täname õpetajaid Tõnnavit ja Premetit vene kultuuri ja vene mõttemaailma paotamise eest. Täname õpetaja Leolat eriti viimase õppeaasta töö eest. Ajalooõpetajal võib olla suur rõõm lõpuks ometi õpetada meie ajalugu. Täname õpetaja Rondikut, kes mõtestas meile lahti ime- ja keeleseaduse. Täname õpetaja Ainomäed matemaatika muinasjutu maailma eest. Matemaatikaga maadeldes saad korrakski pead puhata nõukogude tegelikkusest. Täname õpetaja Saukas teadmiste eest keemias.
õpetaja Veegmani teadmiste eest füüsikas, astronoomias. Härra Veegmani puhul tuleb eraldi ära märkida tema muhedust ja tasakaalukust. Õpetaja Veegman meenutab väga seda inimest, keda meie haridussüsteem nuttes taga otsib. Täname õpetaja Tamme ja tema õpetust, mis asjatundlikult vältis bioloogiaõpiku poolt seatud karisid ja lõkse. Täname võimlemisõpetajaid Salustet ja Schmidti vahelduse eest meie kooli raskesse põhitegevusse. Täname õpetaja Bondarenkont inimlikkuse ja mõistvuse eest. Täname õpetaja Loitmet vaimsuse eest. Täname laulu eest. Ja täname tänase õhtu eest. Täname koolitädisid, täname kõiki endisi õpetajaid. Täname kooli ja tänutäheks kingime meie koolile rahvuslipu. Lõpetajad, muinsuskaitsefännid ja Tõnissoni pildi. Ja nüüd anname lilled meie õpetajatele ja korraldame õpetajatele ühe suure aplausi. Õpetaja jutus juhul, kui te viibite saalis, teie lilled on minu käes. Palun andke endast märku, muidu te jääte neist ilma. Nii et saal oleks mõistlik täiesti õigesti jõustada sama lugu.
tänan. Suur aitäh. Armsad sõbrad, kes te olete täna tulnud siia pühakotta, nii noored, kes te lõpetate kooli, kus te olete õppinud tundma nii üksteist ja saanud sõpradeks. Ja samas te olete õppinud tundma seda maailma, milles te elate. Ja olete kindlasti püüdnud väärtustada asju, mida te võite omada ja mida te võite austada. Seda, mis on püsiv, mis on väärtuslik, mis õigistab ja kaunistab inimlikke ja annab tarka meelt, elupäevi selliselt mööda saata, et inimene ei peaks häbenema seda, mis ta on teinud või kuidas ta on oma elupäevi mööda saanud. Ja teie, kui te olete tulnud siia sellel pidulikul päeval ja te tahate üle anda paljudele inimestele südamesse selle tunde, mis on ühendanud meie maad ja rahvast elama ja tegutsema nende ideaalide ja nende eesmärkide nimel, mis on püstitatud juba aastakümneid tagasi meie rahvale. Võime mõtelda sellele väikesele kogule, kes omal ajal Otepää kirikus tulid kokku kirikumõisas, et tõesti oma aantekaaslastega võtta eesmärgiks edendada, kasvatada meie rahva seas austust ja lugupidamist kõige pühama, kõige väärtuslikuma, see on elu nimel. Tegelik ja tõeline tarkus, mis on see, mida inimene võib kasutada oma elu ülesehitamiseks. Ja kas ei ole olnud haridussüsteemis palju sellist, kus inimene peab rajas ja kui rahvas armastas ütelda, et selliselt toodi rikkus tuppa, siis ega veel rikkuski inimest õnnelikuks teeb. Või mis on üldse rikkus, mis on vara ja mis on väärtus. Kui me hindame haritust, hindame seda, et inimene oskab maailmas oma eluasju hästi ja korralikult seada, siis võime ütelda, et ka see karjapoiss, kes polnud võib-olla
käinud nii palju koolis nagu teie, see karjapoiss võis olla haritum. Kui paljud need, kes võivad näidata ette diplomeid, aukirju või kes on saanud tunnustust teiste nende poolt, kellele meeldib just see, mis nendele meeldib. Laulaksid jagama õiguse ja tõe järgi, sest inimene võib nii kaua, kui ta elu näeb, nii kaua ta otsustab õigelt ja otsustab, aga samas ka nende asjade vahel, mis on määranud ja vahel. Hoidke ja säilitage seda traditsiooni, mille peale teie olete ehitatud. Olgu see mingi, see kool, olgu ja ihaldab mu hing, mu süda ja mu igu hüüavad rõõmsalt elava Jumala poole. Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Sest Issand Jumal on päike ja kild, armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad. Vägede Issand, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. Aamen. Ja nüüd ma küsin teie käest, kes seda lippu kannate ja selle lipu all oma ideaale ja eesmärke olete seadnud. Kas te tahate elada ustavalt ja väärikalt, seda lippu hoida ja säilitada ja ka kannatustes või vaevades temast mitte taganeda, siis olgu see teie kindel otsus ja tunnistage seda siin nii Jumala kui nende paljude tunnistajate ees ja vastake selle peale selgesti